proua, tulge palun, vaatame veel kord selle nime asja koos üle. Palun, moment veel aega. Täna on 12. Täna on minu elu kõige tähtsam päev. Mul on seljas Xenia Fokini disainitud kleit. Ma ei saa sellega isegi istuda. Vaatame nüüd koos üle selle. Pille. Ma olen Pille pilt. Mu mees jätab mind põhimõtteliselt altari ette. Jookseb minema, terve saal on täis minu ja tema sugulasi. Ma arvan, et proua, teie asi on see asi ära klaarida ja mu kallis Mati, ma ei tea isegi, kus ta on, võib-olla ta on kuskil teises linna otsas juba. Leiame selle Mati, leiame. Kas äkki rahustuseks mingi väike... Jah, mingi väike võiks olla küll. Sobib, kergem, raskem. Toon kergema, pärast toob raskema. Nii, aga üks küsimus veel, Mida siis see oli? Sul oli see raskem, jumal küll. Loputage, loputa. Nii, aga nii, läks klaarimaks, läks nii. Kas see Mati Mark, Mati Mark on Mati Mark. Konkreetselt ikka, sinu Mati ikka, teie Mati ikka, jah? Loodan küll, jah. Tänase päeva õhtuks on ta minu Mati. Nii, ja kas raudpolt, et mitte mingit muud sellist küsimärkide vahel ei olnud, kui ainult see õnnetu täheviga? No mina ei saa aru nagu üldse, milles praegu ju küsimus oli. Mind ei segaks, kui Mati nimi oleks näiteks nagu mingi Mati, kas või Nuudel on ju. Minu pärast võiks Mati, kuigi ütlen ausalt, ma ei tea, kas ma sooviksin kanda edaspidi perekonna nime Pille Nuudel, aga ma ei jookseks selle pärast ka siit toast välja. Nii, aga Mati on... Mati. Kas Mati on kiire poiss? Tähendab, on ta juba pikad jalad? Või lähen ma kutsun... Ta sõitis autoga. Ei olnud, mina ei ole näinud, et ma olen vaatan üle. Nii, kutsun Mati tagasi. Te saate superpulmad. Teie Mati kannab teid elu lõpuni käe peal, käte peal. Ta nii tugev vist ei olnud, sest ma arvan, et see Mati oli see... Mati oli see saledam poiss, jah? Ja, just, jah. Nii et ma ei tea, kui ta nagu eluaeg mind kätel kannaks, et kas nagu... Jõuab, ma ütlen talle. Näete seda väärt. 12, ärge unustage. 12. Mina ei lahkusid täna enne, kui mina olen Pille Mark. Minu sõrmes on kaunis laulatussõrmus. Seega, kas te saate selle Mati siia tagasi või ei? Saab, aga ma toon enne ühe snapsi veel. Äkki? Te snapsitega, te joodate mu niimoodi lõpuks pulvi. Ei, selles pole asi, lihtsalt tea, kohe läheb ära, pinge kaob ja pidu tuleb. Raudselt tuleb väike pidu. Nii, ja siis uskuge mind, ämmatäiad jumaldavad teid kogu aeg. Kõik teevad teie ees, mis hoiavad lapsi ja kõiki asju. Teate, te räägite praegu siin kõike lihtsalt minu rahustamiseks, et seda juttu ei ole vaja, mul on vaja Matit. Ma toon Mati, ma ütlesin teile, et ma toon selle Mati, et kindlalt... Teege seda siis palun kohe! Jaa, just, ma tahan olla kindel, et ära ei põgeneks. Mina ei põgene kuskil, ma ei saa selle kleitiga ju istuda, ma istuksin siin, muidu ma ei lähe siit ära enne. Tõstame need rõngad ülesse ja siis, nii, natukene saab ikka toetada, nii, nii, kas te näete välja või ei näe? Ja, aga võtta rõngas läheb kõveraks. Oot, anna natuke järgi. Nii, nii on hea. Näed välja. Kuulge, nüüd peaks te küll väga võttu tegema, sest ei ole kuki mugav asend. Ja, ma lähen. See on nagu suhteliselt ebamugav. Ma lähen, sellepärast, et see Mati jooksis päris palju. Ma otsin selle Mati ülesse. Ja, aga kui ma tagasi tulen, kas ma toon teile midagi? Ärge tooge midagi peale Mati, ma tahan abielluda. Aga Mati, kas... Palun tooge Mati lihtsalt siia! Aga kas Mati võis joosta... Ma ei tea! Aga kus te auto jätsite? Maja ette! Kindel, vaata see, mis oli ehitud. Või tulid oma autoga tuli äkki? Ma tulin pulma autoga, tooge palun Mati auto siia! Aga Mati oli ka juba teie autost olgu. Tohi ju enne pruut kleiti naha, imelik Mati, ma lähen, ma toon teile selle Mati. Andke mulle andeks.